Nüüd, kui Afganistan läheneb Talibani võimule tuleku 5. aastapäevale, juhib Afganistani ühinenud rinnet endine Afganistani rahvusarmee komandör Sami Sadat. On teatanud sõjalise kampaania alustamisest Talibani vastu. Avalduses öeldi, et kampaania eesmärk on toetada seda, mida kirjellati kui Afganistani vabastamise missiooni ja võimu tagasitoomist rahvale. See teade tuleb ajal, mil kogu riigis on näha relvastatud tegevuse kasvu Talibani vastaste rühmituste poolt. Siin on osa nende avaldusest. Peaaegu 5 aastat meie rahva, keda juhib meie kodanikuühiskond, appihüüded jäid rahvusvahelise kogukonna kurtidele kõrvadele. Iga päev leiutavad Taliban uue meetodi, kuidas ahistada, alandada, arreteerida ja tappa Afganistani rahvast. Nüüdseks on selge, et läbirääkimiste teel Talibanidega kokkuleppele jõudmise idee on läbi kukkunud. Läbirääkimiste protsess tuleb lõplikult peatada ning seda protsessi tuleb tunnistada läbi kukkunud ettevõtmiseks. Meiega on siin liitunud Ameerika Ühendriikidest erru läinud kolonelleitnant Will Selbert. Lääne armee, kui ma ei eksi. Will, sa parandad mind. Aga ta on erru läinud välispiirkonna ohvitser, panustaja Demokraatia Kaitsefondi pika sõja ajakirjale ja veel palju muudki siin. Meid mehi on raske kätte saada. Sinu kogu eluloo kirjeldust on raske ette lugeda, nii et laseme sul kõik vead parandada. Sa oled hinnatud külaline selle teemal. Ja aitäh, et mind kutsusid. Aitäh, et meiega liitusid. Vaata, mida need mehed teevad. On tõesti huvitav näha, et nüüdseks on 5, peaaegu 6 aastat möödas sellest, kui Taliban siin võimu haaras. Kas siin on omamoodi eelmise valitsuse legitiimseid jäänukeid? Kes moodustavad selle rühma? Nii, et on mitu Talibani vastast vastupanurühmitust. Neid võib olla kuni 20, aga tegelikult on põhituumikus 5. Ma ütleksin nii, ja Sami Sadat juhib Afganistani ühendatud rinnet. Ta oli endine Afganistani rahvusarmee korpuse komandöör Afganistani lõunaosas asuvas Helmandi provintsis. Ja ta lahkus Afganistanist ning alustas kiiresti pärast seda Afganistani ühendatud rinde loomist. Ta on umbes 5 aastat vihjanud operatsioonide alustamisele ning siis alustas ta 1. augustil ja on kuu algusest saadik teinud umbes 17-18 rünnakut. Nüüd on temaga liitunud ka teised organisatsioonid nagu Rahvuslik vastupanurinne, mida juhib Ahmad Massoud ja Afganistani vabaduse rinne, mida juhib endine kindralstaabi ülem Jazir Zia. Aga Sami Sadati jaoks on oluline see, et ta on Pashtun ning see on Afganistanis domineeriv rahvus. Ja ta alustas oma rünnakuid ka Lõuna-Afganistanis Kandahari provintsis, mis on Talibani vaimne kodumaa. See on selle poolest märkimisväärne ja me oleme näinud Talibani vastaste rünnakute laienemist augustis, tõenäoliselt seoses Kabuli langemise 5. aastapäevaga, mis oli 15. augustil. Vaata, ma tean, et paljude ameeriklaste jaoks, kaasa arvatud minu enda jaoks, tekitab see mõte lausa kõhedust, kui mõelda sellele lahinguväljale Afganistanis ja sellele, millega nad Talibani vastu silmitsi seisavad. Mida me teame selle rühmituse toetajate kohta? Ja tead, miks see pikk avaldus oli inglise keeles? Tead, kellele see oli mõeldud? Kes seda gruppi toetab, see on üsna ebaselge. Tal on sidemed Tadžikistaniga, paljudel neist meestest on. Massoudil on palju rahvusvahelist tuntust. Aga neil ei ole ametlikku riiklikku toetajat, kes neid toetaks, neil ei ole varjupaika. Nii et nende tegelik eesmärk, ja see on Talibani võimu 5. aastal, on proovida luua mingisugune piirkond, kus neil oleks põhimõtteliselt tegutsemisvabadus, omaenda ala Afganistanis, lai ala kui soovid. Ja me oleme viimase kuu jooksul näinud, et see hakkab natuke hoogu koguma Afganistani kirdeosas, provintsis nimega Badashan, mis asub Hiina piiri lähedal. Et neil on õnnestunud natuke manööverdamisruumi luua, aga ma ütleksin, et kõik need rühmitused, nad ei ole ühtsed, nad ei allu ühele juhtkonnale, nad tegutsevad kõik üsna iseseisvalt, nad teevad natuke koostööd, aga see on ajalooliselt olnud viis, kuidas vastupanurühmitused Afganistanis on võidelnud. Seega pole ajalooliselt ebatavaline neid niimoodi tegutsemas näha. Vaata, Taliban on väliselt justkui suutnud stabiilsust hoida või vähemalt väga tugevalt kontrolli saavutada, aga ohud on olemas. Ma mõtlen, nad seisavad silmitsi probleemidega. Piirkonnas on ISIS ka, Pakistanis sõjavägi ise.
ma ei tea, kas Pakistani Taliban on nendega nii sõbralik või mitte. Teised mässuliste rühmitused. No mõtlen, Taliban seisab silmitsi terve hulga ohtudega. Kas mul on õigus? Ei, sul on õigus. On olemas see stabiilsuse idee ja seda sellepärast, et ausalt öeldes on Taliban praegu tugevam kui enne 11. septembrit. Enne 11. septembrit. Panjshiri provintsis oli vastupanukule, aga nüüd seisavad nad silmitsi erinevate dilemmadega. Ma ütleksin, nad seisavad silmitsi Pakistaniga piiriüleste operatsioonide tõttu, ISIS-KP-ga, kes võis eile Kabulis korraldada käsigranaadi-rünnaku. Ja nüüd seisavad nad silmitsi mitmerahvuselise opositsiooniga, mis korraldab iga päev rünnakuid kogu valitsuse vastu. Ja see ei ole ainult Taliban, ma arvan, et on oluline seda rõhutada. ÜRO sanktsioonide ja järelevalve meeskond, mis teeb selle kohta palju aruandeid, on näidanud, et 12-34 provintsist asuvad Al-Qaeda väljaõppelaagrid ning et seal peatuvad Pakistani Talibani liikmed. Nii et seal ei ole ainult Taliban, neil on terve hulk teisi džihadistlikke rühmitusi, kellel on peaaegu vaba liikumine kogu riigis. Will Selberg, tore, et olete meiega. Huvitav vestlus. Aitäh, et liitusite meiega otse Austinist. Loodan teid taas saates näha. Aitäh!